Hei, Roland siin Edu Akadeemiast. Mul on sulle üks hea uudis. Meil on sellel aastal taaskord tulemas Edu Akadeemia suvepäevad. Me tegime eelmisel aastal esimest korda ja see aasta on uuesti tulemas. Ja miks Gert minuga siin on sellepärast, et ta eelmisel aastal osales. Ja me just enne natuke rääkisime sellest eelmise aasta suvepäevadest ja tal olid tõesti niisugused lahedad kogemused ja huvitav nurk, mis tema jaoks sellest suvepäevadest nagu meelde jäi ja miks talle see meeldis. Ja ma mõtlesin, et kui ta siin juba on, me koos oleme praegu Norras Erik Edmitsi speakingu koolitus on siin, oleme veits abiks siin ja kui me siin oleme, niisugune ilus vaade on ka meil taga, et sellises kohas kahjuks meil suvepäevad ei toimu, kuigi oleks lahe, aga looduses ja mõnusas kohas igal juhul. Ja Gerdi käest mõtlesin, et küsin korra, et jagaks sulle ka, et kuidas see eelmise aasta kogemus oli. Eelmise aasta käisid, et kuidas oli? Kui päris aus olla, ma ei osanud eelmine aasta absoluutselt mitte kui midagi oodata siis Edu Akadeemia suvepäevadest. Sain kutse, mõtlesin, et mul ei ole sel päeval nii mitte midagi teha, et lähen kohale. Aga loomulikult mul sisimas ma teadsin, et midagi head siis ütleme Edu Akadeemia ikka kokku keerab, sellepärast, et ma olen nii palju nende üritustel käinud ja väga rahul alati jäänud. Mõeldud tehtud, läksin siis, oli vist laupäevane päev, kui ma ei eksi. See oli pühapäev. Pühapäev, okei, jah. Mälu petab natuke, aga läksin sinna, siis vaatan, näimed, kõik need aastad, kellega koos me olime käinud Edu Akadeemial, kõik need vahvad sõbrad, ettevõtjad, kõik olid sinna kokku tulnud, kõik tundsid täpselt samamoodi nagu mina. Me saime jagada oma edulugusi seal, mida me oleme saavutanud, sest mõnda inimest ma olin näinud nagu aasta varem, mõnda pool aastat ja siis nii vinge on nagu kuulata, et kuidas teistel inimestel ka hästi läheb ja kuidas inimesed väga edukalt on siis edasi liikunud tänu teile. Ja mis mulle meeldis, seal oli väga vinge, seal oli siuksed, ma ei olnud 100 aastat mänginud mingisuguseid metsamänge, peitust, mida iganes, igasuguseid siis ütleme koolitusi, väikseid koolitusi, juppe, tegime praktilise ärimänge ja see oli nagu hästi vinge. Ma arvan, et see mõjus väga värskendavad just selle mõttega igapäevas, sa istud oma kontoris, teed äri, möllad, oled oma väikses keskkonnas ja siis niimoodi rebitakse sind sealt ära, pannakse kuskile metsa, mõnus seltskond, sa slõkk, rahvas, kõik on lõbusad, vabalt riides, et ei ole seda igapäevast pintsakut ja sellist asja, see aura ja see keskkond oli niivõrd vinge, et ma läks iga kell sinna tagasi, mitte iga kell, vaid see aasta ma kindlasti tulen sinna ja võtan oma sõbrad ka kõik kaasa. Ja, nii palju. Väga hea. Üks asi, mis me eelmine aasta mõtlesime selle osas, et me peame igasuguseid ägedat sisu ja mingisuguseid koolituse ja asju tegema ja nii edasi. Aga üks asi, mis Gert ütles ja mis mulle nagu hästi kõlame, just oli see, et tegelikult ülioluline on see, et need inimesed, kes sinna kokku tulevad ja see on see koht, kus sa saad nagu vabalt nende inimestega suhelda, kontakti luua ja kui sa ei tea veel mõnda inimest, siis ongi täiesti uue kontakti nagu täiesti teises keskkonnas. Et kui sa tuled koolitustele, siis tihtilugu on see, et sa tuled sinna, et õppida ja saada uusi teadmisi ja sa keskendud rohkem endale ja seal ei jää nagu nii palju aega selleks, et inimestega suhelda, inimestega kontakti luua. See on niisugune super võimalus, kus seda vabas keskkonnas teha. Tegelikult täitsa nõus, et tegelikult meil kõigil on oma selline fassaad, kus me töötame, aga kui sa oled nagu selles vabas õhkkonnas, tuled ja tead, et on fun, siis tekivad sellised head isiklikud suhted erinevate ettevõtjate. Kui tunnisauna lähed, siis pead selle fassaadi ära võtma. Ja, et päris nii ei ole, aga üldiselt jah, et mina hindan ikkagi kõige rohkem need inimesed, kes sinna kokku tulevad ja need kontaktid, mida luuakse ja mine tea, üks kontakt võib viia sellise äritehingule, mida sa oled aastaid otsinud. Just. Ja just ma ise ka järjest rohkem näen seda, et just sellises õhkkonnas loodud kontaktid on nagu hoopis teisel tasandil ja nendega just see, et sul kaovad ära need piirid, et kas mis tasemel ettevõtja, muidu on ikka see, et kõik nagu hindavad, et mis sa oled teinud ja mis sa ei ole, aga siis kõik on nagu
üks nii-öelda perekond on ju ja siis pärast hiljem siis hakata rääkima mingist äriasju hoopis teine nagu niisugune alus on erinev tase. Nii et sellel aastal jälle suvepäevad tulemas ja kui Gert, ma saan aru, on ka tulemas, nii et üks inimene, kellega, kui sa veel kontakti ei ole loonud, siis seal on hea võimalus seda teha. Kindlasti võib-olla ma võin teile nõu anda, kuidas välismaal toimetada ja siseneda, nii et tulge kohale, vaatame, mis saab, las olla meil lõbus ja las ta siis läheb nii. Jah, vaatame, kes seekord kokku tuleb ja loodetavasti tuled sina ka ja näeme juba õige pea. Kuupäevad anname varsti teada. Tšau! Väga, tänan!